No tšau, sellised mõtted. Ma olen viimasel ajal hakanud märkama, et mida kõrgemas sageduses ma olen, mida rohkem on minus nii-öelda siis rahu või armastust, seda suurem on efekt minu sõnade taga. See, mida ma ütlen. Jah, vaatame, öeldakse, et sõnad on nagu loitsumine ja noh, nii edasi. Aga sinna tuleb nagu jõud või vägi rohkem taha, kui hinges on rohkem rahu või armastusenergiat. Kui sa oled oma südamega rohkem ühenduses, siis tuleb sinna rohkem väge taha. Ja, et nüüd on sõnadel rohkem kaalu. Nüüd mõjutame sõnade abil rohkem. Nüüd me loome sõnadega rohkem. Ja. Nii, miks ma seda räägin? Minu jaoks, või ma kasutan nagu sellist mudelit, et kõik, mis on minu kehast või sellest kehast väljaspool, kõik nähtav ja nähtamatu, seda ma kutsun eluks või jumalaks või jällegi ma viitan millegile, et sümbolid on nagu nad on, jah. Siis kui nüüd võtta teine inimene, tema perspektiivist, kui ta kasutab sama mudelit, olen ka mina osa või läbi minu töötab siis samamoodi elu, kes siis mõjutab. See on kõikidel niimoodi, see on nagu kõikidel niimoodi, et kõikides meis on elu või kuidas iganes me seda sümbolit paneme, et me esindame kõik, aga kui teadlikud me sellest oleme, sellel on, no see on määrav. Ja, et ühesõnaga siis, kui sa inimestega kokku puutud, eriti kui sa töötad inimestega, aga vahet ei ole, see sama asi kehtib kõikidele inimestega kokku puutudes, kui selle südame energia pealt märgata inimestes, vaata, muidu me näeme ainult mingisuguseid tihtipeale igasuguseid vigu ja mis valesti on ja kõike selliseid asju. Aga südame kohast on lihtsam näha inimestes positiivseid omadusi või asju, mis nad teevad või mis neis on lihtsam näha. Ja kui neid nii-öelda välja öelda talle, siis sa tood nähtavale, sa tood tema jaoks nähtavale selle. Kui palju sina kuuled inimestelt või enamus inimesed ei kuule selliseid asju nagu siiralt, nagu, et ilma tagamõteta nagu selles suhtes, et ma toon midagi nähtavale, et ma nüüd tahan saada sellest midagi või et mul on mingi varjatud kavatsus. Ei, ma lihtsalt ütleme, et märkad inimeses midagi, või ta ütleb midagi või ta teeb midagi sellist, mis on tunnustamist väärt või äge, siis sina tema vaatenurgast osa eluna või osa kõiksusest saad temast selle välja tuua ja nüüd hakkab temal energia rohkem sinna minema. Ühesõnaga, muidu võib-olla ka olema inimestes võib-olla see kritiseerija, sisemine kritiseerija, kes näeb ka, et kõik on nagu valesti ainult. Aga kui sina nagu peegeldad või tood nähtavale temas midagi positiivset, midagi ägedat, siis nüüd hakkab energiat tal sinna minema. Nüüd ta näeb seda rohkem, selgemini. Enne võib-olla on ta varjus ja nüüd ta näeb seda selgemini. Nii, kui tema ja kui sa hakkad, muudab fookus ära selle pealt, mis inimestes on valesti, selle peale, mis on hästi, siis su enda sisemine kriitik hakkab maha rahunema, sest
kui sa näed teises, sa hakkad endas nägema seda. Nagu kui sa hakkad teistes nägema, mis on kvaliteetne, hea, tore, äge, austust väärt, siis kõik hakkab endas hakkad samamoodi nägema siis. Ja kui sina näiteks, ütleme eriti veel, mida noorem inimene on, mida nooremal inimesel sa midagi nähtavale tood, seda parem. Vaata, kui sina puudutad mind, jah, kui sina puudutad mind, nii, sa tõstad mind, sa tood midagi minus välja, mida ma ei näinud, siis see mõjutab minu koodi või minu sagedust ja mina tänu sellele hakkan mõjutama oma ümbritsevat keskkonda. Sina nii-öelda siis sina osa Jumalast või Jumal töötab läbi sinu või elu töötab läbi sinu mõtlemisahela sa käima saad panna niimoodi. Öeldakse, et sa oled looja. No niimoodi sa saad, see on üks võimalus, kuidas luua. See on üks võimalus, kuidas luua. Sa nagu toetad teisi ja siis samal ajal toetad ka ennast. Ja kui see tuleb nagu siirast kohast, kui see tuleb puhtast kohast, nagu sul ei ole, nagu selles suhtes, et sa teed seda rõõmuga. Jah, sa teed seda rõõmuga ilma midagi vastu ootamata. Siis on see äge ju. Siis on see äge. Ja kõik võidavad sellest. Kuna meis on tihtipeale nii palju seda konkurentsi või võistlemist, siis vahest on nagu keeruline näha ja vahest on tänu sellele on nagu keeruline, ei tule üldse selle pealegi, et nii võiks ka nagu asjale läheneda. On keeruline näha. Aga kui proovida nii isegi vaenlases, mida ma temas austada saan, nagu midagi on temas sellist, mis on austust väärt. Hakkad nägema ja kohe hakkab nagu südamesse liikumine ja kohe nii kui süda avanema hakkab, kohe kaovadki hirmud ära, hirm puudu sees, kohe kaob ka konkureerimine ära, kohe kaob ka võistlemine teistega ära, kohe kaob ära. Kohe on palju parem ja tänulikum olla. Ja kui sa oled tänulik, kui sinus on tänutunne, siis on kõik okei. Nagu siis pole mitte midagi valesti, kui sinus on tänutunne. Nagu siis on kõik mured, nagu kõik asjad kohe lahendatud. Tänutunne. Kuna siis ei saa olla hirmu, siis ei saa olla puudust. Siis on hinges on küllus, kui on tänutunne, kui seal on tänutunne. Ma ei saa muretseda samal ajal, kui ma olen tänulik või minus on siiras tänutunne. Mitte, et ma olen mõistuse tasandil tänulik, vaid kui minus on tänutunne. Ja, et me kõik oleme üks võrgustik, üks ahel ja me kõik toetame või mängime teineteise eludes rolli ka nii, et me ei puutu teineteisega kokku. Ma ütlen, kui sina tõstad mingit gruppi inimesi, puudutad nende elusid, järgmine päev ma puutun nendega kokku ja nemad puudutavad mind. Sina puudutasid mind ilma, et mina oleks teadnud, et sa seda tegid. Et me oleme nagu seotud omavahel. Ja see on üks võimalus, kuidas asju näha ja kuidas asjadesse suhtuda ja kuidas luua. Kuidas olla looja, kuidas mängida looja rolli või kuidas lubada loojal läbi enda toimetada. Ja kui ma ütlen, oluline on, et see siiras oleks, et see ei ole nagu
fake. Nagu kui see tuleb puhtast kohast, südame kohast, siis on ta siiras. Ja sellel on kõige rohkem mõju. Sellel on kõige rohkem mõju. Mõtle, mõni inimene ei ole mitte kunagi ühtegi, keegi ei ole tas ühtegi positiivset lapsest saadik, ei ole keegi ühtegi positiivset, midagi positiivsest temas nähtavale toonud. Noh, siis pole ime, et inimese enesehinnang on täiesti maha tambitud. Noh, ei ole, nagu ainult sitta on nende kohta kuulnud eluaeg. Noh, ja mõtle, kui nüüd sina lähed siirast sellest puhtast kohast, kuuled või? Wow, kuule, see tuleb sul jumala hästi välja. Täiega äge, et sa seda oskad. Noh, inimene on šokis võib-olla esimese hooga, noh. Pisarad hakkavad voolama tal, kui see tuleb puhtast kohast ja teda pole varem nii sügavalt puudutatud. Jah, imelist päeva jätku sulle, aitäh, et kuulasid ja kõik ilust.